Paljud Eesti fotograafid ei ole mõistnud, kui oluline on efektiivne ja mõjus kommunikatsioon. Ma olen korduvalt kuulnud, et inimestelt tagasid, et sa olid ainus teenusepakkuja, kes üldse mu päringule vastas või siis, et me jätkumalt ootame teistelt fotograafidelt vastuseid. Üks minu klient Maria kirjutas Pulma gruppi, et mind häiris Pulma maastiku tegijate puhul, et paljud ei vasta kliendile üldse või siis suure viibimisega. Ja ka üsna vahetult enne pulma, nii et kerge on närvi minna selles vaikuses. Miks see on oluline? Sest kui sul ei ole fotograafina oskust inimeste ootusi juhtida, siis on kindel, et varem või hiljem sa kaotad kliente, tekitad inimestes pettumust ja ei suuda teha lisamüüki. Ja kindlasti ma ei ole ise seda täiuslikult teinud. Tuli meelde näiteks üks kiri eelmisest aastast, kus ma saatsin välja nagu selle albumi hinnakirja ja pruutpaar vastas siis midagi taolist, et tutvustasid albumit ühe hinnaga, nüüd arve peal on teine. Eelmises kirjas sai maininud, et nahkkaaned maksavad lisaks ja siis oli mingi segadus lisalehekülgedega ja lõpuks ta ütles, et kas hetkel oleme meie lollid ja ei saanud sinu emailist õieti aru. Ja siis minu vastus oli, et ei, mina olin loll. Minu kommunikatsioon lihtsalt sakkis. Aga ma jagan sulle ühe strateegia, mis on mind kliendi kommunikatsioonis uuel tasemele viinud. Ja see on lihtne, aga siin ta on. E-kirjade vormid. Mul on neid 46 tükki ja aja jooksul välja arendatud, et nad kommunikeeriksid õigel ajal õiget infot. Ja kogu suhtlusprotsessis on olemas siis iga situatsiooni jaoks vastav kiri, mida ma saan kohandada ja emailist välja saada. Ja kõige lihtsam näide ongi loomulikult see esmane kiri koos pakkumisega. Ja see võimaldab mul potentsiaalsele kliendile kirja kohandada ja välja saata põhimõtteliselt mingi minutiga. Teine näide, fotograafid küsivad mult vahest, et kuidas sa saate alati pulmas nii palju aega selleks päikeseloojangu fotosessiooniks. Väga hea! Kommunikatsioon. Juba pulma broneerimise ajal ma saadan neile konkreetselt sõnastatud soovitused selleks, et kui palju aega peaks varuma pildistamiseks. Ja sama strateegia võimaldas mul sel aastal müüa 18 000 euro eest lisateenused. Ja kui avastan, et midagi saaks parem olla nagu selle albumi teemaga, siis ma saangi vastavates kirjades muudatused teha, nii et järgmistel kordadel see on juba sujuvam. Hea kommunikatsioon on nagu sükene seemnete külvamine, et ideed on seemned ja sa pead need varakult mulda ehk siis kliendi mõtetesse istutama, et need sobival ajal vilja kannaksid. Ja siin ei ole küsimus mingis manipuleerimises, lihtsalt inimesed vajavad aega, et nende heade ideedega harjuda. Kui sulle meeldib see strateegia, siis ma soovitan vaadata Rosenwald Academy kodulehte akadeemia.rosenwald.com, sest et juba 12. detsember tulebki workshop 5 strateegiat sinu unistuste fotograafia suunas. Ja seal me saame teemadesse rohkem süvitsi minna ja kui sa võtad omale VIP-pääsme, siis ma annan kaasa tegelikult paketi nendest enda välja töötatud e-kirjadest, mis reaalselt toimivad ja sa saad neid enda äris hakata kasutama.